Täna on Reali TV koos 10. teatriklassiga Tallinnas külastamas Nuku teatrit ja Balti filmi- ja meediakooli, kus räägitakse meile sealsetest õpivõimalustest, kuid sellest juba hiljem lähemalt. Kui selliseks väga üldiseks sissejuhatuseks öelda, siis tegelikult Nuku teater ei erine väga palju Rakvere teatrist, teatud mõttes. Teatri suurus, teatri vahendid, teatri struktuur, see, kui palju see teatri etendusi annab, palju uuslavastusi välja tuleb, see on väga-väga sarnane Rakvere teatrile. Nuku teater tänapäevases maailmas nimetatakse seda aina rohkem visuaalteatriks, mis tähendab seda, et elemente, mis seda visuaalsust loovad, on lisaks Nukule veel palju. Üks väga oluline ja väga palju ka teistest teatristest eristav joon on valguse kasutamine. Valgust kasutatakse Nuku teatris üpris palju teistmoodi, see muudab selle teatrivormiga päris palju keerulisemaks tavalisest draamateatrist. Nüüd vast olen täitsa mees ja täitsa mees. Kooli tee mul jalge ees. Tahan olla virk ja hea. Targaks saan siis õige pea ja pea. Nüüd vast olen. Praeguse üks suurimaid legende, et Rakvere teatrit ja Nuku teatrit ühendab täna see, et kui Rakvere teatri repertuaaris on Mati Undi poolt lavastatud lavastus, siis Nuku teatril on nüüd olemas Mati Undi tekstile põhinev lavastus. Esimene sild Rakvere teatri ja Nuku teatri vahel on loodud ja ma usun, et neid sildu võiks veel ja veel luua, et siin ka laupäeval väga meeleolukaks kujunenud esietenduse peo käigus tekkisid juba täiendavad mõtted, et miks mitte Rakvere teater ja Nuku teater võiks teha ühte suuremat koostööprojekti, aga näis, mis elu loob. Tee mul jalge ees ja ees. See on nüüd Nuku teatri kasutuses olev kõige suurem saal, et siia mahub circa 200 inimest ja see on ka kõik. Tegelikult on selline peaaegu et klassikaline black box ja tema kõige suurem võlu ongi see, et suhteliselt kerge vaevaga on võimalik kõik need toolid siit ära koristada ja põranda tasapind saavutada, nii et siin on võimalik teha sellist pööratud ja erinevat teatrit, lisaks on võimalik siin tekitada päris huvitav ruum sellega, et see sein on üles tõstetav, mis selle esise foajeega tekitab päris suure ala ja kui siia võtta veel juurde need samad ovaalsaal ja vahesaal, siis siin majas on päris suuri pidusid peetud. Kuidas on, et Nuku teatri näitlejad on teile tuttavad ka mõned? No kes on kõige tuntumad? Anti Kobin ja ka põhiliselt need, keda teles kõige rohkem näidatud. See on väga tehniline töö. Esiteks see, et sa pead olema nagu vaimselt kohal, lisaks see tehniline ja see kiirus ja siin ongi tihti peale, et näitleja annab teksti ja tehnikud aitavad veel nuku liigutamisega ja siin et seal seda, et sa jõuad veel kuskilt niimoodi vaadata midagi, seda väga ei ole. Ma tuulte keelest aru vist ei saa, kuid arvan, et nad tahtsid kutsuda mind sinu juurde, et ma näeksin sinu nukrust ja et saaksin kordki sinu huuli
ei suudelda. Ma vihmakeelest aru vist ei saa, kuid arvan, et ma tean, miks ajab ta, et igatsust mu hingest pesta, kauem see ei või ju kesta, peita püüab ta mu pisara. Siis kui maailm magab veel, linnuteel taas ujume, vaid me kaks ei keegi muu, saladust teab tõusev kui nüüd. Kas teater ning teatrielu on teid alati huvitanud? Ja, ma võin julgelt öelda, et ma olen selle teatri pisiku saanud Nukuteatrist kunagi, kui ma olin väga väike. Ma arvan, et see jääb sinna 80ndate päris algusesse ja mul on isegi olemas üks pilt minu ja Ferdinand Veikega, nii et tegelikult olen mina oma teatritee nii-öelda käima saanud just Nukuteatrist, just Nukuteatri asutaja Ferdinand Veike legendaarse Buratino lavastusega. Ja sealt edasi juba Rakvere teater, Rakvere ja ka professionaalses elus nii-öelda või tööelus 2000ndate keskpaigas sattusin tööle Rakvere teatrisse ja nüüd Nukuteater. Mis on Nukuteatri üles erilist? Mis teda teistest teatritest eristab? Neid asju on tegelikult väga palju, aga kõige üldisemalt öelda, siis tegelikult võib-olla ei mõelda selle peale palju, aga nii nagu minu jaoks on ka paljude teiste jaoks Nukuteater see teatri juurde jõudmise punkt, et Nukuteater küll täna ise ütleb, et me ei ole teater ainult lastele, kindlasti mitte, me teeme erinevaid projekte ka täiskasvanutele ja see on meie jaoks oluline, aga siiski on ta igas mõttes Eesti teatri häll, et paljud pisikesed tulevased teatrihuvilised jõuavad just kõigepealt siia Nukuteatrisse ja see on väga suur vastutus ja väga oluline tegelikult, sest Nukuteater kasvatab kogu Eesti teatripublikut. Et see on kindlasti üks selline erilisus ja erinevus ja loomulikult, nagu ka nimi ütleb, Nukuteater, et siin palju asju tehakse nukkudega. Nukuteatri ja visuaalteatri maailm on väga omapärane, väga rikas, erinevate võimalustega, erinevate nii-öelda kasutatavate nukkude, tehnikate ja kõige sellega, et need on ka sellised erilisused ja erinevused, et see on meie nii-öelda nišš või see on see, mis meid alati kõikidest teistest teatristest eristab. Aga mis Nukuteatri just teie jaoks eriliseks teeb? Võib-olla see kõlab nagu selliselt naiivselt natuke, aga eks ikka need inimesed, et need inimesed ei ole kuidagi erinevad sellest, mis oli Rakveres, aga need on väga vahvad ja väga toredad inimesed. Need inimesed peavad oma teatrist väga lugu ja armastavad seda teatrivormi ja väga siiralt usuvad sellesse, et mulle alati sellisel tasemel professionaalsus ja ka kirg meeldib, et see olla osa sellest on väga eriline ja kindlasti ka see, et ikkagi suur osa meie tänasest tegevusest on suunatud lastele ja noortele, kultuuri ja kunsti pakkumine
elamuste pakkumine kõige väiksematele, et see on väga vahva. Miks peaks iga inimene vähemalt üks kord elus Nukuteatris ära käima? Ma kõigepealt arvan, et peaks ikka palju rohkem kui üks kord, et nagu ka meie repertuaar on üles ehitatud selliselt, et tegelikult igale vanusegrupile me midagi pakume ja järjest enam see nii-öelda vanusegruppidele erinevate valikute andmine paraneb, et kas või sellepärast. Aga see on põnev, Nukuteater on põnev. Visuaalteater ta on omapärane, ta on teistsugune, ta on kindlasti jälle teistsugust elamust võrreldes mis iganes teise teatrivormiga pakkuv. Ma arvan, et peaks käima muusikateatris, ma arvan, et peaks käima klassikalises draamateatris, vaatama kaasaegset tantsu, klassikalist tantsu, nii edasi, aga kindlasti saama osa ka Nukuteatrist, sest mina ise olen selline inimene, et ma vajan väga palju erinevaid selliseid kunstivorme ja see minu meelest ongi üks asi, mis muudab elamist väärt olevaks, et sul on võimalik kogeda väga erinevaid asju, väga põnevaid erinevaid kultuurivorme ja Nukuteater kahtlematult on üks neist. Teatris käidud ja nüüd ootab meid ees ekskursioon ja loeng Balti Filmi- ja Meediakoolis. Me saame surm! Hüvasti! Nüüd lähed mina mujale. Me jõuame siin kiirem kui emad. Alustuseks räägin teile natukene koolist, mis asi see BFM üldse on ja mis me siin teeme. Siis käime ringi natukene maja peal, vaatame, mis ruumid meil siin on, kõikidesse me kahjuks ei pääse, sest et osades on loengud sees, aga no nendesse, millesse me pääseme, läheme vaatama. Ja siis vaatame ühe filmi ära ja siis lõpuõhtuseks tuleb Andres Jõesaar, räägib teile täpsemalt, mis asi on ristmeedia. See ruum, kus hoitakse meil kaamera ja helitehnikat ja mis siis läheb tudengitele välja vastavalt seda, kui neil midagi õppetööks vaja on, selle järgi siis nad saavad. Kusjuures on niiviisi, et nad iga üks ei saa lihtsalt niisama, vaid selleks peaks olema ennem ütleme nagu tehtud õppejõudude poolt vastav paberimajandus korda aetud, nad peavad saada õppejõudude loa, tulevad ühe paberiga siia ja siis nad alles saavad asju kätte võtma. Aga see selleks ütleme. Ja siin on ütleme, palju meil seda tehnikat on, kipub kogu aeg ikka puudu jääma, eriti kui suur hulk gruppe korraga läheb. Kõige paremad tehnikat, mis meil praegust on praegust meil 7D ja 5D, millel on siis küll väga hea optika, seda ma võin näidata. Kellel on rist kaelas, see on peaaegu ristmeedia tegelane juba. Andke käega märku. On. Ristmeedia huvilisi on küll. Seda tehakse esimesed 2 aastat üksikkongides. Siis hakkate käsitsi pressima, nii nagu tehti, et teil oleks tunnetus, kuidas meedia on alguse saanud. Selleks ajaks olete läbinud juba savitahvlite kopsimise kursuse, prindite oma raamatuid välja. Lähete müüte neid, mis teil on õnnestunud müüa tänavatel, ehk siis õpite ka äri tegema. Teate need Ekspressi poisikesed, kes siin jooksevad ja olete näinud neid linnas? Need on kõik meie tudengid. Mis on ristmeedia?
Ristmeedia on loo jutustamine väga erinevates keskkondades, raamatutes, kinos, teatris, filmis, televiisoris, igal pool. ja kas see on üliõpilaste seas populaarne valik? Õnneks küll. Targad üliõpilased oskavad hästi valida. Millised eeldused peaks olema üliõpilasel, kui ta tahab seda ristmeediat tulla õppima? Nutikus, avatud meel. Üldiseid oskusi me õpetame kõik siin. Et ei pea kartma, et mingisugused oskused on mul veel olemata, et ei saa õppida. Aga hästi loov meel. Ja loo jutustamise puhul ka see, et hästi on väljendada seda, mida te teha tahate või mida te tegema plaanite ja innustada ennast ja teisi siis sellise kaasakiskuva looga.